Ühel päeval 1900 aastal Pariisis astus ühe kuninga saadik Prantsusmaa pealinnas bordelli. Ta tegutses oma tööandja 64-aastase Leopold II nimel. Tüdruk, keda ta otsis, oli Caroline Lacroix, vaid 16-aastane. See tähistas ühe Euroopa kõige skandaalsema kuningliku armuloo algust, mis tegi Lacroix Belgia kõige vihatumaks naiseks ja samal ajal multimiljonäriks. Niisiis uurime tema lugu. Kuigi teda tuntakse täna peamiselt kui Caroline Lacroix, sündis naine, kellest sai Belgia kuninga armuke, tegelikult nime all Blanche Celia Josephine de Lacroix. 13. mail 1883 Bukaresti linnas, Rumeenia kuningriigis. Tema isa oli mees nimega Jules de Lacroix, ema aga Catherine Josephine Sebille. Tema varase elu kohta on vähe andmeid ja hilisemate sündmuste tõttu on sellest kujunenud omamoodi müüt. Ühe loo järgi oli ta oma vanemate 13. laps. Teised väidavad, et tema isa oli Prantsuse diplomaat, kes oli Blanche'i sünni ajal Bukarestis ametis, samas kui mõned kirjeldavad teda tagasihoidlikumalt kui Prantsuse legatsiooni koristajana selles linnas. Teised allikad viitavad, et lisaks oma tööle tegeles ta Rumeenias ka subpüüdlike äriettevõtmistega, kuna selle riigi naftarikkus muutis selle Euroopa industrialiseerumise ajal majanduslikult oluliseks. Mis iganes tõdega poleks, tundub igatahes, et perekond ei saanud rikkaks. Blanche pidi nooruses töötama baaridaamina ja 1890. lõpuks, kui ta oli alles teismeline, töötas ta juba oma bordellis. Seel hakkas ta kasutama nime Caroline. Belle Époque'i aegses Pariisis oli selles ametis tavaline kasutada varjunime ning ei läinud kaua, kuni ta pälvis mõnede väga tähtsate isikute tähelepanu. Ilmselt oli Caroline endale juba 1903 aastaks, kui ta oli saamas 17-aastaseks mainet kogunud. Ja just sel ajal külastas Prantsuse pealinna Leopold II, kes oli olnud belglaste kuningas alates 1865 aastast. Sel ajal oli Caroline Antoine Emmanuel Durieux armuke, endise Prantsuse sõjaväelasega, kes oli temast 18 aastat vanem. Durieux tegutses ka sisuliselt nagu tänapäevane kupeldaja, korraldades talle kohtumisi rikaste klientidega. Nad olid kummaline paar. Durieux'l oli hasartmängu sõltuvus ja kuigi ta tõi raha sisse, olid nad pealinna luksuslikus Élysée Palace'is elades pidevalt arvete maksmisega hädas. Just sel ajal külastas Leopold Prantsusmaad ja kuulis Caroline Lacroix'st. Teda kirjeldati kui keskmisest pikemat täidlase kehaehitusega, kuid graatsilist naist, kellel oli kaunis jume ja rikkalik kastanpruun juuksepahmakas. Huvitatud Leopold saatis siis ühe oma töötajatest Élysée paleesse, kus too ütles: "Madame, ma olen saadetud teie juurde härrasmehe poolt, kes on teid märganud. Ta on väga tähtis isik, kuid tema kõrge positsioon sunnib mind tema nime avaldamisest hoiduma." Kohtumine Leopoldiga korraldati juba järgmiseks päevaks. Caroline'i mälestuste raamatu järgi, mille ta avaldas aastakümneid hiljem, sai temast kohe Leopoldo armuke, kuna too kutsus ta endaga Austriasse reisima. Pärast esimest kohtumist jõuti kokkuleppele, mille kohaselt maksti Durieux'le kompensatsiooni. Kui uudis suhtest lekkis, muutus Leopoldo seotus Lacroix'ga kiiresti avalikuks skandaaliks. Kuigi tal oli varemgi armukesi olnud, teenides hüüdnime belglaste ja kaunite naiste kuningas, oli tema suhe Caroline'iga erinev kõigist teistest. Alustuseks oli ta uhke, terava iseloomuga ja harimatu lihtinimene, kes oli töötanud prostituudina samal ajal, kui tema oli temast peaaegu pool sajandit vanem. Leopold oli endiselt abiellus oma kaua kannatanud abikaasa Austria Marie Henriettega, kellega tal oli 4 last, 3 tütart, kes olid veel elus, ja poeg, kes suri lapsepõlves. Marie Henriette suri 1902. aasta septembris, kuid esimesed 2,5 aastat, mil kuningas oli suhtes oma teismelise armukesega, oli ta abiellus mees. Isegi enne kuninganna surma muutus Caroline'i roll Leopoldi elus üha raskemini varjatavaks. Kuigi ta lasi tal tavaliselt reisida varjunime all, võttis ta erakordse sammu ja viis ta endaga kaasa kuninganna Victoria matustele 1901 aastal. See samm šokeeris Euroopa õukondi ja põhjustas Brüsselis vapustuse. Kui tema enda kuninganna järgmisel aastal suri, kadusid viimasedki piirangud ning Caroline'i positsioon sai avalikumalt tunnustatud.
Iroonilisel kombel maksis see häbitu armukese eksponeerimine Leopoldile kodumaal rohkem populaarsust kui tema jõhkrad kuriteod Kongos, nagu me varsti näeme. Lõpuks sündis neil kahel koos 2 last. 1906 aasta veebruaris sündis poeg nimega Lucien Philippe. Teine poeg, Philippe Henry, sündis 1907 aasta oktoobris. 2 poja sünd muutis suhte veelgi keerulisemaks. Kuigi nad sündisid väljaspool abielu, oli Leopoldi ainus poeg tema esimese naisega lapsepõlves surnud. Ja kuna Belgia seaduste järgi ei saanud naised trooni pärida, teda ahvatles mõte tunnustada oma poegi suhtest Lacroix'ga, et üks tema lastest võiks teda troonil järgneda. Lõpuks ta seda siiski ei teinud ning kui ta 1909. aastal suri, sai tema järglaseks tema vennapoeg Albert. Aastatel pärast tema naise surma liikusid visad kuulujutud, et Leopold oli salaja abiellunud Karoliiniga. See oleks olnud skandaalne liit isegi siis, kui ta poleks olnud endine kurtisaan ja temast peaaegu pool sajandit noorem. See oli sellepärast, et sellist liitu peeti morganaatiliseks abieluks, mis tähendab abielu erineva sotsiaalse staatusega inimeste vahel. Kuigi sellised abielud on tänapäeval laialdaselt aktsepteeritud, eeldati kuni 20. sajandi keskpaigani, et kuninglikud abikaasad pärinevad teistest kuninglikest suguvõsadest või kõrgeimast aristokraatest. Kõike, mis sellest madalam oli, käsitleti dünastilise tava rikkumisena ja sellele reageeriti tavaliselt ägeda vastuseisuga. Need kuulujutud saavutasid haripunkti 1906. aastal, kui ajalehed üle kogu maailma hakkasid kirjutama, et Leopold oli abiellunud Karoliinaga. Näiteks vahetult pärast 1906 aasta jõule avaldas Uus-Meremaa ajaleht Star temast profiili pealkirjaga Belgia valitseja morganaatiline abikaasa. See vihjas sisuliselt ilma tõendeid esitamata, et pulmad olid juba toimunud. Et Karoliina oli juba morganaatilises abielus Leopoldiga ja et ta püüdis saavutada, et tema lapsi tunnustataks Belgia troonipärimisjärjekorras. Tegelikult puuduvad tõendid, et selline varajane liit oleks kunagi aset leidnud. Karoliinal õnnestus Leopold lõpuks abielluma veenda alles tema elu viimastel päevadel. Püsiv kuulujutt, et nad abiellusid juba 1906. aastal, tekkis siis, kui kuningas tõstis ta ootamatult parunes Vooniks pärast nende esimese poja sündi. See veebruarikuine tegu oli nii erakordne, et paljud arvasid, et seda sai kinnistada vaid abieluga. Naaseme peagi Leopoldi elu viimaste päevade juurde, kuid kõigepealt peame vaatama, millistes tegelikes oludes ta 1940. aastatel elas. Tol ajal oli Leopold üks maailma rikkaimaid inimesi. See oli tingitud tema koloniaalvaldustest Aafrikas. Aafrika koloniaalse jagamise haripunktis sai Leopold 1884 aasta Berliini kongressil kontrolli tohutu Kongo piirkonna üle. Erinevalt sellistest riikidest nagu Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia, kes omandasid tol ajal kolooniaid üle kogu mandri, ei saanud Kongo Belgia kolooniaks. Selle asemel oli see Leopoldi isiklik eraomand, tema enda vald. Järgmise 24 aasta jooksul kasutas ta seda intensiivselt tooraine allikana, kus saadi näiteks kautšukit ja elevandiluud. Tänaseks on tema valitsemise täielik jõhkrus avalikuks tulnud, paljastades, et Leopold lasi oma isiklikel vägedel seal tegeleda massilise orjapidamise ja õõvastavate tegudega, et maksimeerida oma kasumit. Selle käigus sai ta tohutult rikkaks. Belgias muutus Karoliina peagi väga ebapopulaarseks, kui sai selgeks, et tohutu rikkus, mida Leopold Kongost välja pumpas, ei rikastanud riiki, vaid rahastas tema eraelu koos naisega, kes oli piisavalt noor, et olla tema lapselaps. Karoliinast sai selle rüüste kõige nähtavam kasusaaja. Talle anti Brüsselis suur mõis, mille teenijaskonde sisustus maksti kinni kuninglikust kassast, ning Prantsuse Rivieral asuv uhke varjupaik Villa La Leopolda. Ja näiliselt ammendamatu rahavool, mis rahuldas kõik tema kapriisid, kui ta kuninga kõrval mööda Euroopat ostlemas ja reisimas käis. Kui ta kurtis, et tema ostureisid Brüsselis jäävad rongigraafiku tõttu lühikeseks, lasi kuningas lihtsalt kiirrongi väljumist tunni võrra edasi lükata, tagades hilisema väljasõidu linnakeskusest Larkini, kus tema mõis asus pealinna äärelinnas. Kõik see oli aga vereraha, mis koguti Leopoldi ametnike poolt Kongos toime pandud kuritegude arvelt. Selle tulemusena hakati teda peagi tundma Kongo kuningannana.
1908. aastaks olid need kuriteod Euroopas avalikuks saanud ning Belgia valitsus võttis koloonia temalt ära ja asetas selle oma otsese kontrolli alla. Vaatamata kogu rikkusele, mille ta oma armukeselt sai, jätkas Caroline kohtumist oma endise kupeldaja Antoine Emmanuel Durieuga. Ta oli talle Brüsselisse järele tulnud ja elas ilmselt seal selle raha eest, mille ta Carolinelt sai. Mõnikord märgati teda isegi Caroline majja sisse ja sealt välja käimas ning tema katsed seda varjata, väites, et mees on tema vend, töötasid vaid mõnda aega. Leopold sai peagi aru, et midagi toimub ja tema armukadedus kasvas. Pärast temaga vastasseisu käskis ta kõik vaadet varjavad takistused tema maja ja oma lähedal asuva palee vahel maha võtta. Nii sai ta otse üle maa vaadata ja hoida teda ning kõiki, kes julgesid teda külastada, pideva jälgimise all. 1909. aasta detsembri alguses jäi Leopold raskelt haigeks. Siis 12. detsembril pärast aastaid keeldumist abiellus ta lõpuks Caroliniga. 5 päeva hiljem 74-aastaselt suri ta ja tema järglaseks sai tema vennapoeg Albert. Kohe lahvatas poleemika. Leopold oli korraldanud oma testamendi ja rahalised asjad nii, et enamik pärandist läks Caroline'ile või pandi usaldusfondidesse ja varifirmadesse nende 2 poja jaoks, kui nad suureks saavad. Täpset summat ei ole tänaseni teada, kuid see ulatus tollal peaaegu kindlasti 10 miljonitesse, mis tänapäeva rahas oleks ligikaudu $1 miljard või rohkem. Leopoldi suhted tema esimese abielu tütardega olid aastaid pingelised ning neile jäi kokku umbes 6 miljonit franki. See oli vaid väike osa tohutust varandusest, mille ta oli Kongos toime pandud õõvastavate tegude kaudu omandanud. Ja tegelikult anti see neile sisuliselt Belgia riigi kaudu, mitte Leopoldi testamendi alusel. Suri voodil olles keeldus kuningas isegi oma tütardega kohtumast, kuid Carolina oli tema surmahetkel kohal. Kohtuasjade arv kasvas kohe pärast Leopoldi surma, kui tema tütred püüdsid suuremat osa pärandist endale saada. Kuningas Albert püüdis samuti tagasi saada osa sellest, mida Leopold oli oma kauaaegsele armukesele jätnud. Näiteks visati ta välja villala Leopoldast Prantsuse Rivieral, mille uus belglaste kuningas võttis tagasi Belgia krooni valdusse. Carolina muutus nüüd Belgia avalikkuse seas veelgi vihatumaks ja vähemalt ühel korral loobiti tema tõlda Brüsseli tänavatel kividega. Ometi näis ta olevat suuresti ükskõikne vaenulikkuse ja oma maine suhtes. Selle asemel abiellus ta Duriaga, kes oli temaga aeg-ajalt kohtamas käinud nende 9,5 aasta jooksul, mil ta oli Leopoldi armuke. Kummalisel kombel pärast seda, kui nad olid oma omapärast salasuhet peaaegu 10 aastat venitanud, sai abielust nende suhte lõpp. Abielu läks kiiresti nurr ja nad lahutasid 1913 aastal. Carolina elas pärast Leopoldi surma ning oma teist abielu ja lahutust külluslikku elu, hoolimata kohtuasjadest ja muudest takistustest. Ta oli pärinud vähemalt 7 miljoni USA dollari väärtusest tema vara ja võimalik, et veelgi rohkem, mis on tänapäeva mõistes tohutu varandus. Tal oli mitu silmapaistivat kosilast Lääne-Euroopa aadlike seas, kuid ta ei abiellunud enam kunagi. Tema noorem poeg Philipp suri 1914. aastal, kuid tema vanem poeg elas pika elu kuni 1984. aastani, kandes Telforeni hertsogi tiitlit. Carolina hilisem elu oli võrreldes 20. sajandi esimese ja teise kümnendiga suhteliselt sündmustevaene. Ta elas vaisset ja väga mugavat elu. Veidi kummalisel moel otsustas Carolina, kui temaga seotud skandaalid olid vaibunud ja Euroopa oli ta suuresti unustanud, lasta 1930. aastatel oma elust mälestuste raamatu koostada. See avaldati 1937 aastal ingliskeelse pealkirjaga A Commoner Married a King, nagu parunes Devon selle Paul Faw'le jutustas. Ajaloolased on mälestuste raamatu sisusse üldiselt ettevaatlikult suhtunud, sest paljud Carolina Faw'le räägitud lood ei pruukinud olla täpsed või olid lihtsalt enese upitavad. Ta elas üle teise maailmasõja ja suri Prantsusmaa edelaosas 12. veebruaril 1948, olles 64 aastane. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot Caroline Lacroix kohta. Loodan, et pidasite seda huvitavaks. Andke mulle teada, mida te tema elust arvasite allpool kommentaarides. Ja kui teil on ettepanekuid, siis andke neist samuti allpool kommentaarides teada. Loodan, et olete minu kanalit tellinud ja teavitusmärguanded sisse lülitanud, et saaksite kõik minu videod kohe, kui need üles laen.
igatahes, see on kõik minu poolt ja kohtume teiega järgmises Forgotten Lives'i osas. aitäh!